Tere hommikust, mina olen siis eelmainitud Erkki Palm ja täna räägime siis hetkel aktuaalsest kehatemperatuuri kiireks tuvastamise lahendusest, mida pakub Hikvision. Erinevad variandid, küll kiiremad, küll püsivamad lahendused ja ilma pikema jututa. Lühike kava. Sissejuhatuses vaatame mõned üldised mõtted, nagu enne mainitud, kiired ja ajutised lahendused, nendega seonduvad tooted, vähekene püsivamad lahendused ja lõpetuseks kokkuvõte, nii nagu ikka. Sissejuhatuseks, kuna inimese kõrgenenud kehatemperatuur on üks esimesi näitajaid sellest, et on tegemist mingisuguse haigusega, mingisuguse nakkusega ja maailmas valitsevast olukorrast on tekkinud siis veel enam kõrgenenud vajadus selle palaviku kiireks ja efektiivseks tuvastamiseks, siis Hikvision on selle jaoks välja töötanud täislahendused ja nende abil on võimalik siis neid nakatunud kiiremini tuvastada. Hetkel me võtame siin arvesse tavapärased mõõtmismeetodid, jalavõbedatermomeeter, kõrvatermomeeter, on ka nahapinnalt lähedalt mõõtmise vahendid olemas. Aga nende kõigi suur miinus on see, et sa pead astuma inimesega ikkagi lähikontakti, sattuma tema välja hingatavasse õhku või kes teeb aevastusse, pannes sellega ennast või enda personali riskiolukorda. Samamoodi tavapärastel mõõtmismeetoditel on madal efektiivsus, kõrged kulud, kuna mõõtmine on aeganõudev protsess, eriti veel elavõbeda termomeetriga ja ükshaaval inimese juurest inimese juurde käimine on lihtsalt ajamahukas. Ja samamoodi andmete kogumine, alati tuleb arvestada inimliku veateguriga, kiires olukorras mõõdetavaid inimesi palju ja andmete salvestamine võib olla ebatäpne või sisaldada siis inimesest tingitud eksitusi. Ja selle eelnevate probleemide vältimiseks on kõige paremast automatiseeritud lahendus, otsekontakti viimine miinimumi lähedale. Mõõtmisprotsess on kiire ja mugav ja kulgeb märkamatult mõõdetavatele ja segab nende igapäevategevust minimaalselt. Automatiseeritud protsess vähendab kulu personalidele ja vähendab ajakulu mõõtmisprotsessile ja andmeid kogutakse reaalajas, analüüsitakse reaalajas ehk siis häireteated sellest, et on tuvastatud kõrgenenud kehatemperatuuriga isik, töödeldakse kiiresti ja tehakse ka vastavad otsused siis juba automaatse protsessi käigus. Nii. Kiiresti vaieldatavad ajutised lahendused. Esimene variant statiividega, termokaameraga ja valikulise musta kastiga või siis blackbody kalibraatoriga. Soovitatav kasutuskoht siseruumides, kus õhu liikumist ei ole. Nimelt siis tuult, kuna tuul võib häirida mõõtmistulemust, võib mõjutada selle täpsust. Siin märgitud soovitatav 5-minutiline seisak, selle all on mõeldud seda, et kui tõesti tullakse ühest äärmusest teise, nagu meil siin ka esineb, väljas on -25, sees on +20, lihtsalt anda riide pinnale aega toatemperatuuriga ühtlustada, et mõõtmistulemuse täpsust tagada. Blackbodyga võimalik viia mõõtmistäpsus +/- 0,3 kraadini Celsiusest ehk siis hästi kiire ja hästi täpne mõõtmistulemus. Rõhutaks veel selle juures, nagu kõigi teiste kirjeldatavate lahenduste juures, et tegemist ei ole meditsiinilise seadmestikuga. Tegemist on termokaameraga ja mõõtmis, nagu iga lahenduse juures on välja toodud, mõõtmistulemus vajalik üle kontrollida.
Vasakul küljel näete pilte sellest, milline on kaamera tavavaade, milline on kaamera termovaade ja all on lahti kirjeldatud seadmed, mis on sellise lahenduse teostamiseks vajalikud. Torukaamera termoobjektiiviga, turretkaamera termoobjektiiviga, sarnased kaamerad, erinev korpus, statiiv, kolmjala adapter kaamera kinnitamiseks või selle Blackbody kalibraatori kinnitamiseks. Poetoidit jagav andev võrgujagur ja HIC-Central tarkvara või BSTOR tarkvara ja arvuti. Siin puhul kindlasti tähelepanu pöörata, et selle temperatuuri mõõtmislahenduse jaoks on salvestustarkvara vastavalt kohandatud ja all on ka ära toodud lühike kirjeldus sellest, mis see arvuti peaks endas sisaldama selle jaoks, et seda programmi edukalt vedada. Nii, ekraani paremal tooteinfo, termoobjektiivi resolutsioon 160x120 pikslit, lääts 3 mm, 6 mm, erinevad vaatenurgad ühesõnaga. Tavaobjektiivi lahendus 2688x1520 ja läätsega 4 mm ja 8 mm. Ainult kaamera mõõte täpsus pluss-miinus 0,5 kraadi, koos kalibraatoriga toodud väga heasse vahemikku pluss-miinus 0,3 kraadi. Mõõtevahemik spetsialiseeritud kehatemperatuuri mõõtmiseks on toodud 30 kuni 45 kraadini ja keskkondlik töötemperatuur 10 35 kraadini. Sisse ehitatud sireen ja annab heliteate, kui on tuvastatud kõrgenenud kehatemperatuuriga inimene ja AI ehk tehisintellektiga. Tehisintellekt toetab tuvastamist, et vältida valehäireid, näiteks muude kuumade või kõrgema temperatuuriga kehade läbiviimisel kaamerapildist hästi populaarne praegu kontaktivaba toidu kohale toomine tuleb kuller pitsakarbiga. Pitsakarp on ju soojem kui 36 kraadi ja sellest ei tekiks häiret. Ja tegevusprotokoll paremal all, vahemaa kaamera ja kalibraatori vahel sõltuvad läätsest 3 mm läätse puhul 1 meeter, 6 mm läätse puhul 2 meetrit ja kalibraator paigutada termokaamera vaatevälja ülemisse nurka. Parem vasak nurk mõlemad sobivad. Mõõtmisdistants kaamera ja inimeste vahel 0,8 kuni 1,5 3 mm läätse puhul ja 1,5 kuni 3 meetrit 6 mm läätse puhul. Paigalduskõrgus 1,5 meetrit ehk siis väga sobiv selle sama statiiviga kasutamiseks. Nii, järgmine kiiresti rakendatav lahendus on mobiilse termokaameraga. Võimalik termokaamerat paigaldada statiivile, et jälgida koridoris läbi liikuvaid inimesi. Jälgida turvakontrollist läbi liikuvaid inimesi. Suureks plussiks juhtmevaba. Ühildub HIC-Thermal rakendusega või IVMS 4200 tarkvaraga. Mõeldud kasutamiseks siseruumides, kus ei ole ilmastikust tingitud tuult. Ja samamoodi nagu eelneva lahenduse korral pärast sisenemist soovitav 5-minutiline seisak lihtsalt temperatuuride ühildõuseks, kui temperatuuri erinevus sees ja väljas on suur. Nagu ma enne mainisin, -20, +20, 40 kraadi amplituudi on päris palju. Nii, siis mobiilsel termokaameral on sarnaselt 2 läätse, termoresolutsioon 160x120 pikslit, tavaresolutsioon 640x480 pikslit, täpsus pluss-miinus 0,5 kraadi. Mõõtevahemik kohandatud inimese kehatemperatuuri mõõtmiseks ja seadme juhtimise kasutamiseks on 3,5 tolline LCD puuteekraan. Võimaldab ühilduvist Wi-Fi võrkudesse ja reaalaja vaadet kas siis IVMS 4200 tarkvarast või HIC-Thermal nutirakendusest. Ja
mõõtmistulemus üle normi, sellega kaasneb taaskord helisignaal. All paremal kasutusstsenaarium, paigalduskõrgus 1,5 meetrit, vahemaa mõõdetavast inimesest 1–2 meetrit. Ja nii nagu ka eelmisel lahendusel, kui leitakse mõõtmistulemus, mis annab põhjuse kahelda inimese tervislikus seisukorras, temperatuuri kontrollimine, täpsema seadmed isegi elavapida termomeeter, kõrvatermomeeter või muu selline. Nii, mõõtmislahendus rahvarohketesse tingimustesse. Nagu alt on näha, kui inimesi liigub läbi järjekorras, tuleb palju peale, siis on võimalik seda lahendada taaskord termoläätsega torukaameraga, kus siis mõõdetakse kuni 30 inimeselt üheaegselt. Mõõtmistäpsus kalibraatoriga viidud väga väikeseks, ehk siis hästi täpne mõõtmistulemus +/- 0,3 kraadi. Ja siis juba mõõtmistulemuste halduse salvestamine salvestisse Higg-Central tarkvarasse ja selle kuvamine ka siis turvapersonalile. Termolääts nüüd võrreldes eelmistega suurema resolutsiooniga 384x288 pikslit ja läätse valik ka suurem 10, 13 ja 15 millimeetrit. Tavaobjektiiv 2688 x 1520 pikslit, läätsed 4 ja 6 millimeetrit. Täpsus kaameraga üksinda tavapärane +/- 0,5, Blackboardiga täpsemaks võimalik kalibreerida +/- 0,3, mõõtevahemik sarnane nagu teistel ja sarnaselt toetab tehisintellekt läbiliikuvate inimeste analüüsi, vältimaks täiendavaid või siis üleliigseid valehäireid. Nüüd siis juba paigaldusest natuke võimekam, paigalduskõrgus 2,5 meetrit, distants võib olla inimeste vahel 2,5–9 meetrit, sõltuvalt läätsest ja kalibreerimiseks musta kasti või Blackboardi paigaldus siis vastavalt kuni 5 meetrit distantsiga kaamerast ja soovitav paigaldus pildi ülal nurgas termovaates. Kasutuskoha näited, rahva suur vool ju, kõik me teame, kaubanduskeskused, raudteejaamad, bussijaamad, lennujaamad, suured tootmiskompleksid, kus pääsetest liigub palju inimesi läbi ja võimaldab siis monitoorida ikka väga palju. Kui 30 inimest korraga pildi peal, siis rahvavool võib olla päris suur. Ja mobiilne kontroll või nii-öelda siis patrull sama mobiilse termokaameraga saab ruumides, kaubanduspindadel, avalikel pindadel lihtsalt teostada pistelist kontrolli, seotud taaskord Higg-Thermal äpiga ja IVMS 4200 tarkvaraga. Ja kaamera ise sama nagu eelnevalt mainitud, kahe objektiiviga, termo- ja tavaobjektiiv, mõõtmistäpsus +/- 0,5 kraadi ja 3,5 tolline LCD puuteekraan. Ühe laadimisega kasutusaeg 4–5 tundi. Ja all taaskord protseduuri lahtikirjutus, kui on esialgne tulemus, annab kahtluse kõrgenenud kehatemperatuuriga inimese kohta, siis soovitab teostada lisamõõtmine täpsema mõõtevahendiga. Kasutuskoha näited, tööruumid, kontoriruumid, klassiruumid, laiendavalt veel kaubanduspinnad, kus patrulltöötajal on võimalus sellist mõõtmist teostada. Ja toote tutvustused. Variante erinevatest torukaameratest termoläätsega, tornkaamera termoläätsega, mustkast, siis Blackboardi kalibraator
ja mobiilne termokaamera. Kõik ära mainitud erinevate lahenduste puhul küll kiiremaks ja küll ka püsivamaks paigalduseks. Ja siis kaamerate sobivus erinevatesse stsenaariumitesse, mis seadistamist toetab, mis tarkvara puhul. IWMS 4200 tarkvara puhul on kõik reaalajavaade taasesitus, temperatuuri muutmise seadistamine ja kõrge temperatuuri häire vastuvõtt ja esitamine siis jälgiva personali ekraanile. Lisaks veel IWMS 4200 on Hikvisini toodete kasutajatele kõigile kättesaadav Hikvisini koduleheküljelt ja see on tasuta. Püsilahendused ja nendega seonduvad tooted. Püsilahenduste all mõtleme siis lahendusi, mis on pikemaajaliseks paigalduseks või pidevaks kasutamiseks ka edaspidi mõeldud. Ja siin kõige esimesena metallidetektori värav või väravalaadne seadeldis termokaamera tablooga. Sobib pääslatesse juhitud inimvoogudega keskkondadesse, kus inimesed sisenevad ühte rada, väljuvad fikseeritud rada pidi ja sarnaselt kõigi teistega soovitavalt ilma välise tuulemõjutuseta. Väraval võib paremalt vaadata 18 tuvastustsooni, 18 võimalikku mõõtepunkti pildi peal. 7-tolline LCD temperatuuri näidaga tabloo. Termopildi resolutsioon 160 × 120 pikslit, mõõtmistäpsus pluss-miinus 0,5. Mõõtevahemik optimeeritud inimese keha temperatuuri tuvastamiseks ja heli ja valgusega teavitus positiivse mõõtmistulemuse avastamisel. Väravatel on sees valgustid, LED-valgustid, helisignaalid, mis annavad siis märku sellest, kui on tuvastatud kõrgenenud kehatemperatuuriga inimene. Allpool paremal taaskord kirjeldus olukorrast, kuidas on kõige optimaalsemad mõõtmistulemused, distants 0,8 kuni 1,5 meetrit. Värava küljes LCD tabloo näitab mõõtmistulemust ja mõõdetaval isikul on pandud pikkuse vahemik 1,45 kuni 1,85 meetrit. Kasutuskoha näited, püsilahenduseks haridusasutused, õppehoone, ühiselamu sissepääsud, kaupluse ostukeskuse sissepääsud, restorani, teenindussaali sissepääsud, suuremates kaubakeskustes lifti ooteruumide uksed, trepikotta pääsud, hoone pea sissepääsud ja turvakontrolli väravad erinevates reisiterminalides, lennujaamad, sadamad, raudteejaamad. Mõõtmislahendus koos läbipääsusüsteemiga. Ehk siis on võimalik rakendada sissepääsemiseks tingimustesse, kus inimesel peab olema õigus ruumi pääseda ja lisatingimusena on määratud seda, et ta on terve ehk siis kehatemperatuur on normi piires. Ja sarnane lahendus on ka veel tingimustes, kus on nõutud inimese mitte joobeseisundis olemine ehk siis sarnane läbipääs koos alkoholijoobe tuvastamisega alkolukuga. Et määrata tingimused, mis piiravad inimese pääsemist hoonesse. Vasakul on näha läbipääsuterminal, millel on siis temperatuuri mõõtmise, näotuvastuse ja kaardilugeja võimalus. Ja selle najalt on võimalik ligipääsuraportid koos temperatuuri statistikaga. Temperatuurihäirite käsitleme reaalajas ja otsimine salvestatud tulemuste seast ja haldusplatvorm mitmetele mõõtmispunktidele. Ehk siis läbipääsusüsteem, mis piirab liikumist vastavalt sellele, kas
inimesel on kehatemperatuur kõrgem või ei ole. Taaskord soovitav kasutada täiendavat kontrolli, kui on tuvastatud kõrgenenud kehatemperatuur. Ja edasi siis läbipääsu terminali täpsem kirjeldus 7-tolline LCD puuteekraan 2 megapikseli laianurgaga läheks, et inimene ikka ilusti pildi peale mahuks. Bifare kaardilugeja, maksimaalselt 50 000 nägu, inimese tuvastamiseks maksimaalselt 50 000 kaarti. Temperatuuri vahemik optimeeritud inimese keha temperatuurile 30–45 kraadi ja täpsus +–0,5 kraadi. Läbipääsu seisukohast toetab isikule kuute staatust, check-in, check-out ehk siis hoonesse sisenemine, väljunemine, sissemurdmine, põgenemine ehk siis jõuga sisse või jõuga välja ja hilinemine sisenemisel, väljumisel ehk siis kas jõuti tööajaks õigeks ajaks kohale ja kas mindi varem minema või hiljem minema. Näotuvastuse kestus on vähem kui 0,2 sekundit, mis tavatempo puhul isegi ei pidurda inimese liikumist ja tuvastamise distants terminalist 0,5 kuni 1,5 meetrit. Kasutuskoha näited, taaskord tavapärased kontori sissepääs, piiratud ligipääsuga ruumid, koosolekute ruumid või üleüldiselt läbipääsuga varustatud piiratud ligipääsu õigusega ruumid. Mõõtmislahendus koos kaitsemaski tuvastamisega. Normal temperature. Nagu siit ka kuulda on, Normal temperature. kui nii. Mõõtmislahendus, mis tuvastab ühtlasi ka selle, kas inimesel on kaitsemask ees või ei ole. Tänapäeval aina aktuaalsem, isegi meie valitsus pidavat arutama varsti seda, et kas maski kandmine muuta kohustuslikuks või mitte. Nende seadmete abil on võimalik tuvastada seda, kas inimene kannab maski. Samas jäädes näotuvastusega täpseks, et lihtsalt süsteemi petta ei ole võimalik. Kui sinu näotuvastus on lubatud ja maski ei ole, annab süsteem teate. Kui su nägu on lubatud või sul ligipääs on lubatud, aga temperatuur on kõrge, annab süsteem teate ja suudab ka eristada tuttavaid võõraid inimesi. Lahenduse ülesehitus DeepinMind salvestiga ja taaskord täpsuse tagamiseks Blackboardi kalibraatori kasutamise võimalus. Toode peab statistikat, loeb kokku läbinud inimesed, kuvab ekraanil tulemused sellest, kui palju oli maski, kui palju oli normaalse kehatemperatuuriga, kui palju kõrgenenud kehatemperatuuriga inimesi antud kontrollpunktis ja võimaldab ka efektiivset otsingut ja raporti väljavõtteid süsteemist. Taaskord võimalikud kasutuskohad, õppehooned, kontorihooned, tööstuspargid. Laiendada võimalik ka kaubanduskeskustele ja reisiterminalidele, et oleks reaalajas vaade. Nii. Ja kokkuvõtteks mõneks hetkeks pakun teile vaadata Hikvisioni videot lahendustest. Saate oma küsimusi samal ajal kirjutada ja hetke mõelda selle üle, mis just on nähtud minu monotoonse jutu taustal.
temperature is abnormal. Please check. Authenticated. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Authenticated. Abnormal temperature. Abnormal temperature. Abnormal temperature. Abnormal temperature. Abnormal temperature. Abnormal temperature. Please wear a mask. Please wear a mask. Please wear a mask. Nii, väike videokokkuvõte ka vaadatud sellest. Ehk siis täiendavat mõtet veel selle kohta, kuidas süsteemi üles seada. Et inimeste tabamiseks võiks olla see süsteem ikkagi paigaldatud inimeste käiguteele. Suuremate hoonete foajeede puhul luua ajutised pääsvad. Ehk siis inimeste käigutee fikseerida, et nad läbiksid mõõtmispunkti. Ja hetkeseisuga on nii, et seadmed on meie lattu Eestis kohe jõudmas. Samamoodi on need käsitermomeetrid, mobiilsed termokaamerad meil olemas. Ja kui on suuremamahulised tellimused, siis tootjal on laoseis ja tarned on kiired. Hetkel oleme läbi rääkinud ka oma klientidega ja Securitas on avatud aruteluks, et võimaldada siis antud lahenduste renti. Et saate seadmed endale lühiajaliselt rentida ja pärast rendiperioodi lõppu edukalt tagastada. Tutvuge kindlasti tootevalikuga meie kodulehel www.pkeesti.ee. Seal on ka muud kontaktid. Saate sealtkaudu meiega ühendust ja ootame igal juhul teie küsimusi, ideid ja aitame teil teie töökeskkonna ja teie personali turvalisust tagada kehatemperatuuri kiire ja efektiivse monitooringusüsteemil. Kui on veel küsimusi, saate need hetkel veel kirjutada meile siia. Vastame neile esimesel võimalusel. Rõõm on ka lisada, et Viking Security aktsiaselts on ka avatud läbirääkimisteks seadmete rendi osas. Et valikut on teenusepakkujates ehk enda jaoks sobiv. Nii, meil tuli küsimus, et kas on tingimata vaja salvesti olemasolu või piisab kaamerast endast ainult. Erinevate lahenduste puhul
on võimalik kasutada ka kaamerat ilma salvestita, kuigi on kõikidel puhkudel soovitatud ikkagi oleks andmete salvestamiseks mingisugune seade sülearvuti või siis nutirakendus. Ja et salvesti ilmtingimata ei ole vajalik, aga võiks olla mingisugune andmete salvestamise seadus siiski.